See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud kui ainult nali. See polegi See polegi See polegi muud. muud. No nii, tere Heilika. Tere, Angeelika. Kui teie seda osa kuulate, siis Heilika ilmselt on loodetavasti kuuma päikese all Türgis. Me oleme võtnud plaani, et me siis teeme selle episoodi ette, et siis kui te seda kuulate, on see lihtsalt ette salvestatud. Aga nagu me juba eelmine episood rääkisime, siis juhtus sellega selline lugu, et me salvestasime seda episoodi ja siis tuli välja, et ainult 3 minutit sellest üle tunnisest jutuvestmisest oli salvestunud, nii et jah, läks veits halvasti sellega, aga sitasti see uuesti või? Muidugi. Nii et tänasel episoodil siis räägime sõltuvustest ja mis üldse tekitab neid sõltuvusi, mis sõltuvusi üldse olemas on ja üleüldse nagu arutada igast sellest sõltuvusest siis natukene midagigi. Et üritame siis tunni aega purki saada. Proovime. Davai, et ma ei tea. No põhimõtteliselt on see, et me tegime siin natukene nagu researchi ja põhibasic on see, et sõltuvused jagunevad on ju 2. On ainelised ja käitumuslikud. Ja kummast me alustame siis? Võtame siis ainelised või? No võtame ainelised siis. Tahad sa alustada Alustame äkki? algsist või? Jaa, võime alustada küll. Selles mõttes, et ma võib-olla isegi nagu ütleks veel sissejuhatuseks ära, et tegelikult sõltuvustel võib olla nagu mitu tähendust, et meie üldiselt vist räägime täna sellest nagu, mis sõltuvusi üleüldse in general olemas on, aga tegelikult me saame võtta mingi metafüüsiline sõltuvus näiteks, mis on nagu mingi füüsikas, nagu kasutatakse seda terminit, on ju. Siis on emotsionaalne, millest me räägime siin kaassõltuvus näiteks, on ju. Sotsiaalne sõltuvus, siis on funktsionaalne sõltuvus, füüsiline ja psüühiline. Et tegelikult, kui keegi ütleb, et mul on mingi sõltuvus, siis me kohe mõtleme, et nagu no nii mingi algsi sõltuvus, vaata. Noh, umbes nii. Aga tegelikult neid sõltuvusi on nagu hulganisti rohkem, millest meil võib-olla aimugi ei ole. Ja fakt on see, et ma ei usu, et meist keegi nagu puhas on neist. Raudselt mitte. Et ei saa öelda, et mul ei ole küll mitte midagi. Täpselt, et Aga võib-olla saab ka, palju õnne. ma ei tea, mitu protsenti nagu ei, ma arvan, et enamus inimestel on vähemalt mingigi sõltuvus, sest et nagu ma näiteks lugesin alkosõltuvuse puhul, vaata, on see, et saab öelda, kui sul on konstantselt 1% joove igapäevaselt, siis saab öelda, et sa oled sültlane, et sul on füüsiline sõltuvus. Aga kui sa iga päev ei pea tarbima, siis sa tegelikult ei ole, et öeldakse vaata, et ta on alkohoolik, on ju, et ta, ma ei tea, tarbib iga päev, aga tegelikult mingi, ma ei tea, inimesed, kes teevad mingi paar pudelit, seda teist on ju, ma mõtlen nagu mingit longerot või õlut, nad ei ole veel alkohoolikud tegelikult, sest nagu 1%, see on ikka täitsa kännuämblik ju. Ma isegi ei adu nagu seda väga, et mis see peab olema siis? Või mis tunnet see tekitab üldse? Ma ei tea. See peab olema ikkagi nagu normaalne joove. Et sa ikkagi tuigud ju. Ma ei tea, vaata. Ma nagu olen need, mis need on, need saatad, need mingid krimid ja asjad, vaata. Kriminaalsaated. Et siis vaata, kui nagu näed natukene, kui palju nad välja puhuvad, vaata, siis mõni nagu sõidab alkojoobes roolist, tal on mingi 3,8 ja ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ja minul on olnud tutvusringkonnas selline see juhtum ka, kes ongi nagu üle joonud ja ongi surmav promill ja ongi nagu seetõttu hukkunud. Ja siis alati mõtledki, et nagu kui wasted sa pead olema nagu. Ma ei saa see wasted sõna, mulle tuletab kohast GTA-d meelde see mäng, vaata. Pilt läheb mustvalgeks lihtsalt. Täiesti. Et see on ikka väga hull.
ja see on ikka väga hull ja, aga ma ei tea, alustame siis sellest alkoholisõltuvusest, kohe lähekski sinna edasi, vaata. Et sul on probleem mis jooki tavaliselt limpsid? Ikka Viru valged oh my god, ei, kusjuures viina ma vihkan. Mina üldse viina ei joo ja ma tean, et mul on nagu, ma tean juba, et kui ma viina joon, siis ma oksendan ka. Et nagu viin mulle üldse ei sobi. ma ka niimoodi viina ei tarbi, võib-olla viina ei tarbi, et võib-olla ainult siis, kui vaata kuskil võetakse kellegi auks või mälestuseks Jaa, mingi pitsike okei, jaa. siis, aga muidu ka niimoodi ikka ei joo. Ei, see jah, see on isegi nagu koksina ei taha, et kui kuskil välja lähed, et siis pigem võtad juba mingi muud ringi, aga kas sa kujutad ette, vaata, see on nii rõve smell, vaata, kui sa mingi ninast välja hingad, et see viinaga on eriti rets. sihuke pikat tuleb välja aga muidu, mida ma kangena nagu selles mõttes nagu armastaks, on see džinn-toonik ikkagi, sest džinn on minu jook ja kui väike soojendus teha, siis ikkagi väike longero läheb. Või siis see vahuvein, see võlu, mida me armastame juua. me eelmine kord nagu ka arutlesime sellel teemal ja siis ma just ütlesin, et kui ma pean mõtlema, et mis kange jook mulle meeldib, siis mul ei tule ühtegi pähe. Et ma võin küll ka juua seda džinn ja toonikut ja värki, aga ma ei tea, mul kuidagi kange ei lähe viimasel ajal üldse. Ma pigem võtangi selle šampa või vahuveini ja millest ma eelmine kord veel rääkisin, oli see, et me käisime sõbrannaga sellel Beerpongi üritusel, kus oli longero party ja me jõime seal terve õhtu neid väikseid longeroid, ühesõnaga lahjat alkoholi. Ja mul oli järgmine päev selline peavalu, nagu ma oleks palgiga pähe saanud lihtsalt. Selline tegelikult jumala õudne, vaata. kuigi mõtled, et lahja alkohol, see ei ole ju midagi hullu. Aga nagu väga ränk tulemus oli. ja vaata, väga paljud ei kannata ka seda gaasilisi jooke. Et vaata, näiteks vahuvein. Et mingil ajahetkel nagu ma ise tundsin ka, et võib-olla seda liiga palju juua nagu riskis, mul hakkab lihtsalt kõht valutama. Vaata, magu lihtsalt ei handle ära seda gaasi. Gaas. Jaa, see on nagu mega rets nagu. Aga muidu jaa, aga muidu sulle ju tegelikult nagu su esimene eelistus on vist ikkagi rumm, on ju? Ei ole või? Ei, ma võin ainult rummist seda vaarika oma võtta, aga ka nagu see ei ole ka mul, ma ei tea, kuidagi ei lähe viimasel ajal, kui me oleme käinud kuskil väljas ja siis teeme drinki ka ja siis mul on nagu siuke. Okei, siis ma ikkagi ütlen, et Heelika tarbib ikkagi džinni koos minuga, sest ilmselgelt nagu ma viin ta halvale teele. Jaa, nii on. Ja tegelikult eelmine, ja eelmine episood me tegelikult, kui meil nagu see veits vussi läks, on ju, me arutasime ka seda, et Heilikal on vanad head mälestused selle šampaga. See vana hea mingist oli Sovetsko. Jaa, et tahad sa äkki rääkida seda, see oli ikkagi päris hea mälestus. Et sellest on võimalik ikka nii mällu ennast juua, et mõtled ka, tal ei ole ju seda promilli mitte üldsegi palju. Aga jõime onutütrega seda niimoodi, et 95% õhtust lihtsalt ei mäleta. Täitsa õige nagu. Pikad jook. Jaa, et muidugi me tegime ise ka see aeg lolli, et 6 lonksu korraga ja davai, on ju. Aga ma räägingi, et me tegime see õhtu nagu selliseid nagu asju, mida me muidu ei teeks. Ja kuidas me nagu läksime too aeg vanaema juurest niimoodi ära, et sugulasel juhtus seal õnnetus, on ju, accident voodisse, eks ole, et oksendas seal ja siis me olime ära kakkunud kõik voodipesud, läinud onu juurde siis, kes elab sealt natukene maad edasi pesema neid asju, vaata kui korralikud ikkagi selles mõttes nagu. Ja ma mõtlen nagu seda, et kui vanaema ärkas, läks vaatama magamistuppa, et mu tuba on tühi, on ju, kedagi ei ole seal, voodipesud on ka minema läinud. Mida ta mõelda võis? Ja siis, kui ta kõndis sinna onu juurde, siis ta leidis tee pealt mu plätu. Eriti haige. Et nagu, no ilmselgelt me olime ise peast suht plätud, et mida ta mõelda võis, aga see on nagu täpselt selline koht, kus mõtled küll, et tegelikult alkohol ei ole üldse tore jook. Tahaksid seda uuesti juua või? Nostalgia mõtteski. No ma arvan, et kuskil võiks ju proovida. Tegelikult ta ei ole halb, aga lihtsalt nagu... Kas ta on hapukas siuke või? Pigem magusam. See Sovetsko ja Sladka on magusam. Okei. Aga alkohol on ikkagi tarkade inimeste jook. Absoluutselt. Ei tohi millegagi liialdada.
Sest et vaata kahte sorti on ju, ühed lähevad nagu agressiivseks, vastikuks, ma ei tea, selliseks sapiliseks on ju. See on see mingi õhk-õhuke piir, millest jaa, minnakse üle. täpselt. Ja siis teised nagu lähevad ülilõbusaks Hoopis avanevad, on jutukamad, ma ei tea, mis ja, iganes. või tegelikult on ka kolmas variant on see, kes on nagu ülituimad ja mingi full relaxed. See on ka jällegi mingi siuke staadium, mida ma nagu tegelikult ei ole näinud, aga on kindlasti neid inimesi, kes vaata relaxivad tänu alkoholile. Mul on ka päris mõni sihuke tuttav, kes õhtuti ikkagi võtab veini ja ta ütlebki, et ma saan kuidagi, rammestab mu nagu ära, et need pinged lähevad justkui maha, on ju, ja tunneb ennast hästi. Täpselt. Aga ma ei kujutaks ette olla nagu ise selline inimene, kellel peab olema see väike vine sees kogu aeg. See on jumala õudne ja tegelikult ongi, ma olen nagu kuulnud kuskilt, et nii-öelda siukene alkohoolik, kui tahab nagu algsi maha jätta, peab ta tegema seda nii-öelda nagu tasapisi, mitte niimoodi, et nii, ma täna otsustan ja homme lõpetan nagu täiesti nagu ära, on ju. Vaid et tasahaaval, sest keha on harjunud selle alkokogusega kogu aeg stabiilselt su vereringes nagu. Mis on ka tegelikult nii huvitav, et kehal on siis nagu šokk, kui ta seda ainet peale ei saa. Ilmselt jaa. Ja siis ongi, tekibki see mingi, mis see on, afektiline šokk või mingi mis iganes šokk kehale, kus ta ilmselt siis viskabki sussid püsti ja nagu tekibki mingi väga ohtlik olukord. Kusjuures tead, mis või? Täiesti randomly praegu. Ma kuulasin eelmist episoodi ja ma õudselt ütlesin sõna vaata. See on niuke probleem. Ütlesid või? Ma isegi ei kuulanud siukse pilgu. Jaa, räigelt vaata. Ja mõtlesin, ma nüüd see episood nagu püüaks nagu vähem või nagu kontrollida, mida ma suust välja on, selles mõttes, et nagu ära ütle seda vaata. Ja võib-olla see ka, et sa nagu näed seda teksti, sa näed kogu aeg vaata, käib lihtsalt see nii õudne, et see on ka mingis mõttes sõltuvus, parasiit sõnad nagu on kohati nagu sellised vastikud asjad, millest lahti ei saa ka vaata. Sul on mingi probleem. Sest inimestel on see probleem. Ühesõnaga, et jah, alkoholisõltuvusest jah, see on, ma arvan, üks mingi main sõltuvusi nagu ma arvan maailmas üleüldse. Sest et alko ja narko, ma arvan. Kusjuures alkoholisõltuvus on ikkagi hullem kui narkosõltuvus. Sest et kui netist otsida mingit infot, et näiteks mis, noh, ma ei tea, mitu protsenti või mis iganes, siis on ikkagi alkoholisurmasid on kohutavalt rohkem. Päriselt ka, sest et ma eeldaks seda, et vaata narko on selline asi, mis nagu vaata kogu aeg vaata tuleb mingeid uusi asju juurde. See tähendab seda, et nende mingid võõrad ained on seal sees ja sa ei tea kunagi, kuidas mingi aine võib mingi teisele inimesele sobida, vaata. Ja see üledoseerimine on ka ju nii siukene, et võiks eeldada, et seal võiks surmasid nii-öelda nagu rohkem olla. Võiks eeldada küll, jah, kui nii mõelda, aga alkohol on jällegi, kõik arvavadki, et ta on nii safe, ta on nii turvaline asi, et mida tarbida, et umbes, et seda lihtne kättesaadavus igaüks saab, pluss ta on kordades odavam. Ja noh, ma räägingi, et ta on siuke petlik. Ja täpselt. Ja vaata, kuidas meile söödetakse ju reklaamides kogu aeg, ma ei tea, mingid, igalt poolt sa saad seda reklaami, et osta see uus Longero tuli välja, uus mingi see jook, et kas alkoholivabasid viinasid ja džinni oled näinud või? Viinasid? Viin on ka alkoholivaba, jah, tehtud tänapäeval. Mis ma ei tea, mis point sellel nagu on siis sellisel juhul, et ma võtan mingi... Vesi? No jah. Sisuliselt ju. ma ei saa nagu sellest pointist väga aru, aga... See on umbes sama nagu e-sigaretid ilma nikotiinita. Mis see on nagu? Mis asi see on? Mis asi see on? Täpselt, mingi supiauru tõmbad lihtsalt. Maitselist. Aga jah, vaata, sealt võib edasi jälle minna, et ongi, et see narko on ju.
aga mina näiteks natukene uurisin, et narko võib tekitada, noh, see on nagu psüühiline sõltuvus tegelikult, vaata, sest ikkagi, tegelikult need kõik on nagu psüühilised, on ju. Et narko võib võrduda nagu antidepressandina. Et kas või võtta nagu kanep. Et on ju olemas see kanep, mis on nii-öelda nagu seda, mida nagu nii-öelda noored võib-olla teevad, on ju, mida iganes, on ju. Ja siis on ju see kanep, mis nagu on nende ravi eesmärkidel, see on mingi teistmoodi vist veidikene või? Ma ei tea sellest väga midagi, ma ka aga väga nagu... ei tea nendest narkoasjadest midagi, see on veits sihuke võõras teema, aga jah, ma olen küll nagu midagi kuulnud. Et on nagu kahte erinevat, et ka jällegi ma arvan, et seal on ka see oluline, see doseerimine, sest võib tekkida mingi sõltuvus, vaata. Ma ei tea. Et selles mõttes ja jällegi nagu, miks inimesed teevad, ilmselt see on jälle mingisugune põgenemine mingist reaalsusest äkki või? Võib-olla. Sest alkohol on ju täpselt samamoodi, et kindlasti väga paljud inimesed ju tarbivad alkoholi sellepärast, et mitte oma muredele mõelda või? Muidugi, ja tegelikkuses on ju see, et olgem ausad, see on nagu pea liiva alla peitmine. Sa nagu mõtled, et ma ei tea, ma hakkan jooma, mul on nii palju mingeid muresid, aga järgmine päev sul on samad mured pluss pohmakas. Et see ei tee sul mitte midagi paremaks ja siis sa oled jälle selles tsüklis, et ma võtan täna jälle. Sul on olnud selliseid olukordi, kus sa nagu reaalselt võib-olla oled tundnud, et oh my god, et ma joon sellepärast, et ma tahan millegi eest põgeneda? Mul päris nagu niimoodi ei ole, aga mul on olnud nagu seda perioodi, kus ma olen nagu teinud õhtuti drinke, et paremini magada. Kuigi nagu see ka tegelikkuses ju, noh, ta tegelikult ei mõju nii, nagu me arvame, et ta mõjub. Jah, seda küll. Ma olen isegi seda nii-öelda, kuna mul selle unega on vahest ikka tegelikult päris tuksis olnud, siis ka vahest täitsa 1-2 longerot või 1 pudel seda vahuveini. Ta teeb ta sellise kerge, vaata sellise uneka peale tegelikult, vaata seal on ka mingi õhkõrn piir nagu. Ta mingil hetkel vist hakkad nagu haigutama. Ja siis kui paned edasi, siis on mingi party hard tegelikult. Läheb üle. Täpselt. Unima jääs. et see on väga selles mõttes fair point, aga jällegi see on ka siukene asi, et nagu pigem nagu igapäevaselt ei tee seda nalja, vaata. Et nagu stabiilselt, teadlikult, sest et nii palju, kui ma ka natukene lugesin, siis vaata teatud mingi tolerantsus tekib kehas. Ja inimesel on vaja nagu rohkem. Ma arvan, et alko ja narkoga on täpselt sama. Et tekib kehal nagu tolerantsus, et võtta mõni inimene, kes stabiilselt näiteks viina joob, on ju, pudel näkku. Mina jooks pudel ära, ma oleks jumala pees omadega. Ja siis on mingisugused inimesed, kes on nagu harjunud, nad on tolerantsed selle pudeli peale, neil on rohkem vaja, rohkem, et nad saaksid ka tunda, et nad oleks juua täis, justkui. See on jah hästi huvitav, et mis kogused kellegile nagu mõjuvad. Et minule võib-olla, ma ei tea, ma võtan võib-olla 2 lonksu juba mingist kokteilist, siis mul on juba see, et ma tunnen, mu jalad hakkavad mingi tudisema või nagu mingi surin tekib. Ja. Et noh, mitte, et see oleks ka nagu juba purjus, aga mingi keemiline reaktsioon seal tekib. Ikkagi tekib ja ma räägin, et isegi kui teeks mingi ühe kange kokteili, juba tegelikult tekib see, et okei, et vist pole palju vaja, et nagu tunda ennast, et nüüd vist hakkab see mõjuma, vaata. Et see on ka siukene huvitav asi, on ju. Ma tea, on sul narkost midagi veel rääkida? Mida võib-olla nagu, sest vaata, me väga palju ei tea, me ei ole niimoodi nagu... Me oleme ikkagi korralikud tütarlapsed. No korralikud ja tegelikult, ega meil ei ole nagu ümbruskonnas ka väga nagu mingi selliseid asju, kellel oleks nagu mingi probleeme teatuid. Ei ole. Et läheks siis äkki suitsule edasi? Kohe või? Inimestel on sõltuvus, kohe on nii naljakas. Ei, aga võiks minna küll jah, sest et see on nagu midagi, millega me oleme kokku puutunud, kui mitte nagu, noh, tavasuitsuga küll mitte, sest suitsuga on ka täpselt see, et ma ei tea, mina olen nagu tundnud küll seda, et kui seltskonnas inimesed lähevad suitsetama,
siis ma olen olnud see loner, kes jääb kuhugi üksinda, sest et Mhm, kõik lähevad. Aga ma ei ole täpselt. kunagi tundnud nagu seda, et ma peaks seetõttu tegema tavasuitsu. No mina noorena, tead seal mingi tiinekana tegin suitsu. Ma ei mäleta täpselt, kui kaua ma tegin, aga siis olid need tavalised suitsud, mis oli selle mentoolipalliga seal filtri sees. Pidi selle klõpsu ära ja tegema. see oli nii satisfying, et sa said selle palli sealt katki nagu pigistada, et siis käis mingi krõps ära ja siis oli ta nagu mentool, tavaline suits, aga tavalist suitsu ma mitte kunagi põhimõtteliselt ei teinud. ja see oligi, ma arvan, mingi aasta-poolteist. Sihuke peo kõrvale jumala hea ajaviide. Aga nüüd jah, muidugi on tekkinud need fancy-pantsy e-sigaretid, aga äkki räägiks sellest, et omal ajal oli ka vesipiip ju. oli küll jah, seda sai väga palju tehtud. Seda sai ikka väga palju tehtud, me olime ikka mingi, võiks öelda, et spetsialistid. Ja nüüd ei ole üldse aastaid teinud, kui mitte juba 10+ aastat isegi. Sest et võiks öelda, et omal ajal ju me olime põhimõtteliselt nagu tuntud, me tegime neid vesipiibuõhtuid reaalselt maja Võib-olla see kõrval. hakkas vaata sellest ka, et me läksime siin sellisesse poodi tööle, kus neid müüdi ja me teadsime süsidest kõike, tubakatest, milliseid valida, mis on paremad, mis on halvemad, on ju, et me kuidagi, see teadlikkus oli suurem ja siis oli sihuke huvi ka rohkem. Täpselt. Ja me omal ajal kasutasime oma isa täiesti selle jaoks ära, mis on tegelikult täiesti naeruväärne, on ju, arvestades meie vanuseid, aga meil oli nagu põhimõtteliselt oligi niimoodi, et me sättisime asjad valmis ja isa tõmbas käima. Ja siis see söemaitse mulle üldse ei meeldinud. Ja nii et pops on meil ikka nagu ülihea. Peab oma tütardega kaasas käima vaeseke. Aga jaa, Aga mõtle, kuidas me neid Vessari õhtuid tegime niimoodi, et me istusime väljas, räige mingi torm oli. Me läksime ikkagi Jaa. seltskonnaga välja ja tegime ja et nagu nüüd on see, et vihma sajab, ma ei taha õue minna. Et siis oli ikkagi see kambavaim oli nagu nii suur. täiega, et selles mõttes nagu väga-väga huvitav nagu kuidas elu ikka nagu läheb, et kas siis siit saab järeldada, et mida vanemaks saad, seda pirtsakamaks me läheme või? Tundub küll ja noh, muidugi see elu mugavus ka, et nüüd nagu tead, et muidugi ka see, et vaata, meil on kõigil need oma kodud, tuled keegi minu juurde, ma tulen sinu juurde, et kunagi lihtsalt lähen välja lihtsalt. Ja sest keegi ei tahtnud oma mingi vanemate juurde kutsuda, Ja, on ju. et see ka kindlasti on muutnud seda, ma arvan. Täpselt ja kindlasti see nii-öelda nagu sigaretisõltuvus on ka enamus inimestel, et see nagu on nagu igas vanuses, on noorte seas probleem, on kindlasti vanema seas probleem, vanematel on võib-olla isegi see rohkem nagu sisse vaata sulandunud, et nemad naljalt seda maha ei jäta. Vaata, seal on ka minu meelest 2 erinevat sorti, et kes suudab päevapealt jätta maha ja kes mitte. Või no vähemalt püüab seda, no nii-öelda siis seda nikotiinisõltuvust siis maha jätta. Ja, ma olen ka kuulnud, et on neid päevapealt maha jäetud päris palju. Kas sa suudaksid ilma e-sigaretita või? Meie teeme Heilikaga e-sigareti. Ma arvan, et kui näiteks tekiks mingi selline olukord, kus sul ei ole seda joosta, siis ma arvan, et ikka saaks. Ma ei usu, et me oleme nagu nii sõltuvuses sellest, et meil hakkaksid mingi käed värisema, et oh my god, mul ruttu vaja vaata mingit piipu. Aga näiteks noh, rääkides selle kahjulikkusest, siis muidugi me ei tea, mis nende e-sigarettide nagu sees tegelikkuses on ju. Aga samas meil Ei saa mõelda, kui see nali veel, vaat see TikTokis ja Mailis meie 20 aasta pärast. Minu juurde tuled. Või siis hakkab episoodi salvestama. Või siis need, vaata naljavideod, kus see kohvitass ja siis suits on käes, siis vend köhib täiega. Me peame selle mikrofoni siia kõri peale panema, et mingit häältki välja tuleks. Praegu me teeme nalja praegu. Aga nagu reaalselt inimestel on see probleem. Täitsa õudne. Aga nagu tavasuits on ju samamoodi, tekib see mingi keemiline ühend seal on ju, kui see suits põleb. Aga on ka tehtud mingisuguseid uuringuid neil, kes on mingi 40+ aastat tavasuitsu teinud
ja neil on kopsud jumala korras. Kuule, meie emagi ju. Et ma ei tea nagu, millest see siis oleneb, et kas mõni ongi nõrgema tervisega, võib-olla mõni tugevaga, et meil onu näiteks samamoodi, ta on väga pikalt suitsetanud ja tal on ka kõik okei. Jah, ongi, vaata siit võib-olla toobki välja selle, et võib-olla geenid ka mängivad siin olulist rolli, sest et need uuringud, mis on ka alkoholi puhul läbi viidud, on see, ja tegelikult ka narkootikumid, no tegelikult vaata kõik, mis on mingis mõttes sõltuvust tekitavate ainetega, on see, et noh, see tolerantsuse teema jälle, sest et võõrutusega on täpselt samamoodi. Mõned suudavad täielikult paraneda või noh, tegelikult peaks isegi ütlema, et on selline lause olemas, et kui sa oled korra sõltlane, siis sa jääd sõltlaseks. Anna lihtsalt natukenegi mingi tilk midagi ja ta on tagasi selles rattas. Siis on ka neid inimesi, kes reaalselt nagu ongi piisavalt nagu tugevad ja nad suudavad täielikult paraneda. Ja see on väga libe tee küll, jah. Et ma arvan, nagu see on sama, et võib-olla nagu geenidega, et kui tugev inimene sa oled. Aga sa usud nendesse kodeerimistesse ja nendesse hüpnoosidesse, mis peaksid ära võtma siis alkoholiisu või sõltuvuse? No arvestades seda, et meil on üks selline sugulane, kes ju tegelikult tegi selle läbi ja ta oli väga-väga pikalt nagu korralik kaine ja ta ei tahtnud isegi alkoholi poole vaadata ka mitte, siis ma usun jaa. Aga samas jällegi ma arvan, et see on mingi teatud ajani siiski, et mitte täitsa elu lõpuni. Et nagu ikka vaata elu lõpuni, kõik me õpime nii-öelda elu lõpuni, on ju. Et siis ma arvan, et see on ka täpselt siukene nagu elupõline õpe, vaata, et kas sa nagu lähed sinna, kuule mul tuleb ka see video veel tood. See hüppan alla, hüppan rõdult alla, ei hüppa vaata, ei hüppa vaata, see on see video, see on nii hea lihtsalt. et see on siuke, et nagu kui nagu tark sa oled. Jah, et kas sa lähed lappesse mingi asjaga või mitte. Et ma arvan, et kõik need sõltuvus on tegelikult täpselt sama nagu kooslus nagu kõigest sellest, no sest see on ikkagi mingis mõttes psüühiline ja õpime ju me ka ju terve oma elu ju kõiki oma asju ja asju, et nagu ma arvan, et nagu asju ja asju. No asju selles mõttes, et nagu neid asju on nii palju ja siis neid teisi asju on nii palju. Seda küll jah, aga kas sa oled hasartmängusõltuvuses olnud? Ei ole. Lotot mängid? Ma olen mingi võib-olla paar korda siis ostnud neid mingi neid mingisuguseid kraabitavaid, on ju, aga see oli ka reaalselt, ma ei tea, ma olin alaealine ja mulle meeldis lihtsalt sendiga neid kraapida, vaata, aga lihtsalt nagu tegelikult on jumala pointless, sest ma ei võitnud mitte midagi, on ju, ja ausalt öeldes ma alati naeran neid välja, kes seda bingot mängib, näiteks sina. Aitäh sulle. Ei, ma ei mängi kogu aeg. Ma mängin siis, kui on ikkagi siuksed suuremad summad seal mängus, siis on nagu see hasart, et davai, ma proovin. Kuigi öeldakse muidugi, et see on nagu, kui sa ei mängi, siis iga nädal sa võidad 2 euri selle eest, et sa ei osta seda. Ja noh, ma räägin, et sul on suurem tõenäosus homme mingisuguse palgiga pähe saada kuskil väljas, kui võita. Oled sa võitnud midagi või? Jaa, ikka olen. Aga see ei tekita minus ka seda, et nüüd ma järgmine kord mängin veel. Hammas verel nagu nii. Jaa, et sa lähed nagu mingi hulluks. Et ma nagu, ikka on tutvusringkonnas neid ka, kellel võib-olla mingid raskemad ajad võib-olla rahaliselt. Siis on ikka kuuled seda, et see bingo, miks sa raiskad. Jaa, on küll, ja samas ma saan nagu aru ka sellest, et mõndadel inimestel joppabki ja bingo ongi minu meelest nagu siuke joppamise mäng. Täpselt samamoodi need kõik need mingi Facebooki loosimängud ja mingid sellised asjad, vaata. Samamoodi. Ma pole mitte kunagi põhimõtteliselt võitnud, on ju. Ja ma ei usu sellesse. Ükskõik kui palju sa spämmid seda. Ma ei jagada neid asju mingi. Ja siis on see kommenteeri, kelle sa võtaksid kaasa mingi. Ja mitte midagi pole näkanud. Ükskõik kui palju sa nüüd tääga sinna paned, on ju. Et minu meelest on täiesti pointless ja üldiselt on nagu see ka, et jaga mingi avalikult enda mingi sellel seinal, vaata, mulle ei meeldi see. Ja siis ma ei võta ka üldse usage mitte. Ma ei viitsi, kui see ei ole just mingi Red Bulli loosimäng või kofeiini või tasuta piltida see, vaata, et selles mõttes nagu jah,
ei lähe sellega nagu kaasa. Seega, mida ma saan järeldada, meil ei ole siis hasartmängusõltuvust ka. Kuigi, vaat see kasiino, vaata ka väga paljudel on see probleem, et nagu neil tekib see mingi hasart ja reaalselt inimeste kodud lähevad nagu. Sa oled kasiinis käinud või? Ei ole kasiinis käinud. Ei ole, aga ma isegi kardaks minna ka sinna, sest et ma ei tea, see tundub nagu siuke esiteks pime, siuke mingi kirvenäod on seal kohal. Kindlasti on. Aga samas nad ei saa olla kirved, sest et neil peab raha olema ikkagi. Nuts on. No, rahad liiguvad, jah. Ja ma eeldaks, et kasiinos äkki on nagu korralikud siukede riietega ka, et see ei ole ikka päris selline nagu mingi parmude koht on ju. Pumpsid tulevad kokku sinna, aga see on ka nii huvitav, et nagu need, kes seal, mul on üks tuttav kunagi töötas kasiinos ja siis ütleski, et neil on täpselt see, et kui nagu mingitest aparaatidest pole mingi jaoks võit välja tulnud, siis nad juba oskavad umbkaudu nagu mõelda, et okei, nüüd näiteks 3 päeva jooksul peaks sealt kuskilt olema midagi, et ma tahan siis tööl olla, et siis saavad nagu, ma ei tea, mingi jotsi või midagi. Et see on nagu nii huvitav. Ja, et ma mäletan, et see tuttav siis vahetas nagu meil tööpäevi ära, et ta saaks seal teises kohas tööl olla samal ajal. Issand jumal. Et vaata, kuidas ikka nokib mõnel. Vopsi. No jah, samas vaata jällegi siis ma mõtlen küll, et see küll mingi juhusik. Juhusik selles mõttes, kes siis parasjagu mängib. Aga kurat, kui sa juba tead, siis see on juba mingi ette määratud veits või? No võiks olla nagu mingi tuttav nüüd, kes seal töötaks, et ütleb, kuule, davai, tule mängima, see võit pole tulnud. Ma mingi 3 päeva mängin sellest. Aga see olukord siin, millest sa just rääkisid nendest täägimistest, et juhuslikult kui pole Red Bull, siis sa haiseb selle järgi, et sul on kofeiinisõltuvus. Tead, kofeiinisõltuvus, ma ei tea, ma ei tahaks päris seda nagu väita, sest et vaata, kofeiin on nagu kohvis ka. Nüüd hakkab see mingi denial kuulake nüüd. Ei. Ei, selles mõttes, et kohvi on hea, mulle meeldib, ma joon, aga mul ei ole seda, et oh my god, ma pean seda kohvit saama, mõne inimese jaoks on see, aga ma olen täheldanud, et mul on Red Bulliga on küll see, et ma täiesti tunnistan, see on sõltuvus, ma olen mingi trenni teinud ja ma lihtsalt olengi trennile öelnud, et sorry, aga võt see on asi, millest ma nagu, mul peab olema purk näkku päevas, sest vastasel juhul mul reaalselt hakkab pea valutama. Mul on keha harjunud sellega juba. Ma just tahtsingi seda öelda, et meil on üks sugulane, kes on kohviga sama, kes ütleb, et kurat, ma pole täna kohvit joonud, et mul hakkab pea valutama. Mis siis tähendab, et vererõhk läheb madalaks või? Ma ei kujuta ette, mis sul madalaks läheb. Püksid lähevad madalaks. Mida, kurat. Aga ühesõnaga, jah, Red Bulliga mul küll jah, selline love and hate relationship. Samas ma nagu maha ei sure, kui teda ei ole. Aga mulle meeldiks, kui mul oleks... Sama nagu selle viibiga sisuliselt. Jaa, et ma ei pea seda tegema, on ju, igapäevaselt. Aga tore, kui on. Tore on, kui midagi suhu pista. Ei, sa ei öelnud seda praegu. Tore, mida imeda. Seda see oli veel hullem, sa keerad selle üle. Mida see? Sina andsid näppu, ma võtsin ka. Tüüpiline meie elu koos. Ühesõnaga. Kuhu nüüd siis minna? Kuidas sul sellega on, et Red Bull ja kõik see nikotiin? Mida mitte nikotiin, vaid kofeiin? Mul on hommikuti, ma ikkagi tahaks kohvi. Mul täitsa võib niimoodi olla ka, et ma olen pool silmad kinni seda kohvimasinat piinama sinna. Aga see on ka see, et ma joon 1 tassi päevas ja see ongi hommikuna ja that's it. Ja kusjuures on inimesi, kes vaata kontoris reaalselt on, siis neil on see probleem, et neil kipub minema ikkagi päris mingi 3-4 tassi päevas, kui mitte isegi rohkem. Võt see minu jaoks probleem juba. Et kui alkohol on 1 promill krooniliselt iga päev, on ju, siis ma arvan, et kohviga siin võiks küll öelda, et tegu on mingi kofeiinisõltuvusega. Muidugi mõni joobki, ma ei tea, 10 tassi päevas, see on ikka väga hull. Sest ma mäletan seda, et mingi möödunud suvi käisin peol ja ma reaalselt jõin Red Bulli mingi 5 või 6 tükki. Ja võt siis ma tundsin küll, et minu süda
on paha, mul oli nagu väga halb olla ja noh, muidugi me jäi magama lõpuks on ju ja kusjuures selle Red Bulliga meil see ka naljakas, et mul on teatud tolerantsus tekkinud, et siin teeme vahepeal nalja nädalavahetusel, kui ma võtan neid kõnesid teeme siin on ju, joome oma asjad ära on ju. Läks teeks ühe mingi tunnikese veel või? Nagu magaks. Ehk siis Jaa. nagu meil ei liti see kofeiin niimoodi ühe tassiga näiteks, vaata. Kusjuures on küll jah see, et nädalavahetusel on olnud niimoodi, et ärkad üles, jood kohvi ära, siis mõtled, et telekast ka midagi ei tule. Ma olen veel magan natukene, et täpselt. Kuule, mul kass mängib siin mingi palliga ja siis ta siin tõgutseb, mine magama. Ühesõnaga, jah, kofeiinist tõesti nii palju ja Red Bull on kõige lemmikum. Mis sul on lemmik? see oma, ma arvan. Kuigi ma vahest, kui ma nagu näiteks tööl olen olnud, ma olen ostnud ka pätteri. Mul on üks kindel pätteri, mida ma nagu vahest joon, aga selle ma võtan ka seetõttu, et see on suurem. Jätkub kauemaks. Aga muidu ikkagi maitse-eelistuselt pigem võtaks Red Bulli. On mingi lemmik maitse ka või? Ikka virsik. Virsik ikka. Tead, kas sa oled mõelnud selle peale, et ükskord me olime seal Grindi peol või? Ja me tegime koksi, lasime Red Bullist teha. Oli küll, jah. Ja vaata, me olime nagu mingi, no nii, nüüd on nagu, et kas see nüüd, me rikume ära selle enda jaoks või ei riku? Ja me ei rikkunud. See oli mega hea. Oli küll, jah. Ja minu arust see oli vist isegi viinaga, mis on eriti hull. Ja, nii et selles mõttes saime edasi juua, aga noh, kõik mingi muu, mis on tavaliselt, see on ikka ära rikutud meil ikka täiesti. Üldjuhul nii on, jah. Täpselt. Mis sõltuvused meil veel on? Mul on kirjas näiteks digiarvuti sõltuvus. Vot see on, ma arvan, noorte seas levinud. Kõik see nuti Aga see on ka maailm. veits nagu selles mõttes, et ma saan aru, miks see on tekkinud, sest et meil on kõik tänapäeval ju, sul ongi telefon ja net kogu aeg peab olemas olema, et näiteks praegu ma ise ka tunnen seda, kui ma lähen reisile, siis seal on mega halb net ja ma pean nagu ostma neti endale juba eos ära, et seal kasutada netti. Ja siis meil oligi vanematega see arutelu, et nagu isa oligi mingi, et kus sa ei saa nüüd nädal aega ilma netita olla, siis ma ütlesin, et see ei ole nagu see point, et muidugi sa saad olla, kui sa pead olema. Kui sul on selline olukord, aga sul kõik asjad ju nagu, ma ei tea, lend hilineb, mis iganes asjad, sul on vaja seda netti. Täpselt. On küll ja muidugi. Kas või juba, ma ei tea, hädaabi helistamiseks. No just, ja samas jällegi Tahad mullegi pilti, videot saata? täpselt ja nagu noortel on näiteks see ka, et minu arust nagu ei ole väga halb, et nad mängivad mingit mänge arvutites, sest et näiteks kui mõni helistab telekast mingit filmi või sarja vaadata, siis ta lihtsalt mängib nagu mingit ägedat mängu, mis talle meeldib. Jaa, Et isegi nagu täiskasvanute seas, et ma nagu ei näe, et see oleks mingi hull asi küll. absoluutselt ja vaadates ka enda lapse pealt on ju, mina näiteks seda nuti mingit tääbi, mingit sellist asja nagu ei keela, sest et ma näen, et tal on nüüd selle võrra 2 keelt suus. On eesti ja on inglise keel. No, vot, Ja see on vend tegelikult lihtsalt räägib puhtalt inglise suur keeles. pluss minu arust ka, et nagu muidugi oleneb jah sealt, et nagu mis Mida sa sisu nad tarbid, vaatavad jah. täpselt, et kui sa ikkagi, ma ei tea, mingi päid ja verd lendab on ju, siis on nagu teine tera. Aga muidu on mingi väga õpetlik asju ka. Muidugi, jah, täpselt. Et see on pigem, ma arvan, rohkem nagu noorte teema, aga võib ikkagi olla ka vaata täiskasvanutel. See on nagu kuidagi mööda külgi maha jooksnud meil tegelikult. Me ei ole nagu sellised. Kuigi ma mäletan neid vanu aegu ka, vaata, kus meil alles esimesed arvutid tekkisid või internet in general. Mäletad Issand, see oli või? mingi Käisime mingi eriti. küla peal. Jaa, sest tuligi vaata, ma olen väiksest kohast pärit ja ma mäletan nii hästi, kes täpselt sai seal selle esimese lauaarvuti ja me olime mingi kohe platsis ja meil oligi see, et me käisimegi neil külas ja seal ilmselt käidi veel külas. Vaesed vanemad on ju, et kes lasid mingi pool küla mingit külla endale. Aga kõik tahtsid aega mängida ja aga samas äge. Ei, absoluutselt äge, ma räägin, et need on nagu mälestused, mida sa hoiad südames nii armsal kohal ja tegelikult nagu meil mitte kellegil pole probleemi. Et nagu mingit vaata mängudega või midagi siukest, vaata. Pigem praegu isegi ma ütleks, et jääb nagu aja taha, et ma vabalt pelaks mingit mängu, kui oleks.
aga mul lihtsalt praegu pole nagu aega väga selleks. Vaata ainus probleem, mis ma arvan selles olukorras või sellel nii-öelda teemal võiks reaalselt nagu teadvustada, on see, kui laps on reaalselt kogu aeg arvutis ja tal on probleeme näiteks päriselt füüsiliselt mingeid suhteid omada. Et vaata, ma ei tea, ei oska kuidagi teemasid algatada või on küll neid olukordi, kus nagu inimene lihtsalt ei oska, ma ei tea, või ei julge rääkida, aga samas nagu internetis on nagu mingi vana lõvi, vaata, saad aru? Hoopis teine inimene, on ju. On ju, et see võib nagu probleemiks saada. Aga vaata, kui veider on see, et inimesed nagu, kui sa ei näe teda, siis läbi interneti sa nagu julged suhelda. Vaata, see on see, kui sa Veider, ise jaa. ei ole selline, siis nagu hästi raske on nagu tema silme läbi seda asja vaadata, et ma ei tea, see tundub nii võõras. Täiega, aga jah, inimestel ei ole see probleem kahjuks, et nii veider, kui see ka ei kõla, aga nagu see nii on jah, et ma ei tea, inimesi jäetakse internetis maha, sest et nad ei julge näkku öelda. Et noh, mis mõttes nagu, et alati vaata pigem on need teemad ju ikkagi sellised, mis sa nagu silmast silma räägid, on ju. Mul on nagu eriti sellega see, et mul nagu on vaja, et inimene mulle silma vaataks, on ju. Vaata mulle silma. On küll jah. Et jah, ma ei tea, rohkem ma otseselt sellest nagu midagi rääkida ei oska, sest jälle puudub täielik kogemus. Mis järgmine sul on seal elusti punktidena kirjas? Retseptiravimite sõltuvus. Ravimite sõltuvus ja Ibumetiin 4000. opioidid täiesti pekkis ja olen kuulnud, see on mingi räme teema. Eriti kui oled mingist raskest operatsioonist tulnud, ma ei tea, mis räigelt valu teeb ja seal hakkab harjumus, et sa vaata pead iga päev võtma ja sa ühel hetkel avastad, et sul on sõltuvus. Tegelikult jumala rets. On, mul ei ole mingit kokkupuudet ega mingit nagu teadmist selle koha pealt. Jaa, sest et ma ei tea, minul on nagu see, et iga kord, kui ma näiteks, mul on see tihti see pinge peavalu, on ju. Vaata, siis ma võtan palju nagu valuvaigest, et siis ma olen alati mõelnud, et ma ei taha nii palju võtta, et äkki see on nagu mingi, tekitab mingit probleemi, vaata, või mingit sõltuvust, äkki mul tuleb, vaata, siis ma juba ennetatavalt hoian ennast nagu eemale, et kannatan selle natukene nagu ära, et äkki ikka saab ilma nagu kuidagi. Et aga jaa, vaata, mõndadel reaalselt nagu igapäevane things. No mul on see ninasprei praegu. Et Jaa. käisin apteegis seda juurde ostmas, siis see apteeker on mingi, et te olete ikka teadlik, et üle 7 päeva ei tohi seda panna. Ma mingi, olge nüüd maru rahulik, ma olen seda 7 kuud kasutanud. Et nagu, okei, no see oli nagu veits liialdus, on ju, aga ikkagi paar sutsakat päevas ikka tuleb ära. Jaa, aga sul oli see, sa said sellest lahti ja nüüd sul on jälle. Jaa, peale seda, kui ma haigeks jäin, siis tuli tagasi. Ja mul on veel tuttavaid, kellel on. Tšau, Leksi. Tal on ka ja kui ma teda nägin viimati, siis ma täiesti kohe küsisin meelega, et sul on ikka, ta mingi jaa. Täiesti pekkis ja see läheb, ja nagu ma aru saan, siis lihtsalt randomly lähebki nina kinni ja annab mingi märku, et kuule, jõu, ma eksisteerin ka või. Täitsa hull ja ma ei tea, mis case sellel on ja meie sugulasel oli ju ka, ta käis uuringutel, on ju. Nad ütlevadki, et midagi ei ole ju. Nagu väga creepy. Mis siis tähendab seda, et kehal on vaja seda ainet või? Ma ei tea, ju siis. Küsi mu ninalt. Mis sul viga on? Lõikame selle nina maha. Mingi nalja oli kunagi sellega. Jah, aga rohkem ma nagu niimoodi ravimitest ei tea. Ja antidepressantidest võib ka ju kindlasti sõltuvusse jääda. Need on ka ju tugevustelt ikkagi ju jamad. Noh, selles mõttes, et eks neid doose on erinevaid, aga mida kauem sa võib-olla oled nagu neid tarbinud, siis on lihtne. See on ju ka mingis mõttes opioid ju. Jaa. Ta teeb ju täitsa tuimaks. Ja mõtle, kui huvitav nagu väga paljud retseptiravimid, mis meil on ainult retseptiga, siis näiteks kui me käisime Egiptuses, siis sealt apteegis sa saad kõike niisama. Põhimõtteliselt pane kohver täis, tule ära. Et me käisime ja sind ei võetud kuskil kinni või? Et umbes vaadata, et mis sul seal nüüd on siis või? Sa mõtled toll täitsa või? Jah. No korraks võeti. Võetigi või? Võeti muidugi.
aga see võeti raudselt sõbranna pärast, sest et ta ütles, et tal on mingi selline aura, et iga kord, kui ta reisilt tuleb, siis toll võtab ta korraks kinni. Ta näeb lihtsalt Ja, selline ja siis- välja äkki. Ja siis, kuna me koos nagu kablutasime sealt ruttu-ruttu lennujaamast minema, siis korraks meid võeti kinni, aga see on ainult kohvriskänn ja see oli kõik mingi 10 sekki ainult. Et sa lahti ei pidanud tegema kohvrit. Aga seal on mingid normid, et kui palju sa tohid midagi vaata üle tuua, nii tubakatoodete kui muude asjadega. Aga äkki, kui ma õigesti mäletan, oli äkki 10 erinevat ravimit, et nagu mingi piirang ikkagi on, et päris ei ole nii, nagu ma ütlesin, et pane kohver täis ja tule. Aga sealt sai kõike nagu, kõike, mida hing ihaldas. mis see huvitav ikka. Ja meil on mingi täiesti mingi ette kirjutatud ja ma ei tea, mis iganes asju on ju. noh, see on see Euroopa erinevus, jah. Täpselt. Mis veel? Toitumise sõltuvus on mul ka kirjas. Ja see on ilmselt see kipub sinna puliimikute poole minema. Mis on täiesti rets minu jaoks, sest et noh, vaata, okei, meil pole seda probleemi on ju mitte kunagi olnud, aga lihtsalt ma mõtlen nagu, et väga pekkis. Nagu väga pekkis. Sööd, ropsid. Miks sa raiskad? Ära söö. Täpselt, ära siis söö first of all üldse, täpselt. Aga ma ei tea, vaata mis... There's people dying Aafrikas. Ja sina mingi piukid, on ju. Jo, tegelikult, aga vaat see ongi nagu nii rets, et okei, ma saan aru, mingi vanal ajal tehti seda, et siis mahuks rohkem sisse, aga nagu see on haigus. Aga see ju ei pea paika. Nagu mis mõttes mahuks rohkem sisse, kui see vahepeal välja oksendad. See juba on vale. Ja mõtle, mida see nagu, mida see hammastele tegelikult teeb. Kui sa võid need hambad ära pesta, aga äkki see maahape nagu, ma arvan, et on päris karm. Ma kujutan ette, jah. See on võib-olla isegi nagu tõestatud, et see võib täitsa nagu probleemina ilmneda, aga nagu ikka need inimesed nagu on rääkinud, siis see on ikka väga tabu teema, sellest ikkagi ei julgeta niimoodi kõva häälega välja öelda. Ehk siis see on nagu ühtepidi nagu vaata siukene, et ei julgeta öelda kõva häälega välja, aga alko puhul näiteks on väga palju inimestel see denial. Et vaata mingi, ei mul ei ole, ma ei nii palju nüüd ka ei joo. Aga võib-olla poliimikute puhul on ka see, et keegi ei tee seda kunagi kellegi ees. Alkoholid on ikkagi see, et sa tarbid ikkagi kuskil ka väljaspool oma koduseinu. Täpselt, kindlasti mängib see nagu mingit rolli. Ja muidugi nagu praegu ma hakkasin mõtlema, et kõige suurem sõltuvus on kaassõltuvus. Ja ma arvan, et ka jällegi enamus inimkonda puudutav teema. Võib olla küll, sest et see haldab ka päris palju neid erinevaid variante, mis sinna alla kuulub. Et üks asi on see, mida ma enne mainisin, et see teistele meeldimine, aga ka kõik see üksinda jäämine ja mis sinna kõik veel võib kuuluda nagu. Ja kas sa tead seda, mida mina nii-öelda välja uurisin, on see, et kaassõltuvus on ühtlasi ainuke sõltuvus, millest on võimalik täielikult paraneda. Et me siin enne arutasime vaata, et alkoholi, et kui sul on alkoholisõltuvus on ju, ja saad sellest nagu üle, siis sellest ei pruugi kunagi täielikult paraneda, sest et anna talle üks tilk alkoholi ja ta on uuesti selles rattas. Siis kaassõltuvuses tehakse, no see on ilmselt nii läbi juuritud vaata teema psüühilisel tasandil, et ilmselt nagu sa saad muuta seda ja sa hakkad elama nagu selle järgi ja siis sa võtad nagu omaks mingi uue, mingi mõtlemisviisi vist. Ja siis vaata mingil hetkel sa nagu saad aru, et issand nagu vaata kui rumal ma olin, on ju. Et ma arvan, et seal on võib-olla see nagu teema ka, et sellel võib täitsa nagu niimoodi olla küll. Ma ise nagu olen olnud ka selles mõttes nagu kaassõltlane, et kui ma oma pikaajalise suhtest vaata lahku läksin, siis ma reaalselt ütlesin sulle ka, et oh my god, et mul on nagu suhet vaja, et ma ei oska olla esiteks üksi, on ju, ja täpselt oligi see, et mul oli vaja kedagi enda kõrvale, et eksisteerida või olla kuidagi nagu vajalik või et mul on vaja kedagi kõrvale, siis see on juba vaata esimene märk sellest, et nagu justkui üks toetab teist ja vastupidi.
aga nüüd noh, tegeledes endaga on ju ja sellest on juba aastaid möödas on ju, saan ma aru tegelikult, kui ja mis tõestab ka seda fakti on ju, et võid paraneda, on see, et üksinda on ka väga hea olla. Ehk siis muidugi noh, jah. Ja see on tegelikult nii eluterve, kui sa nagu, paljud ütlevadki, et sa pead oskamegi kõigepealt üksinda olla, iseendaga läbi saada jaa, ja siis sa oled valmis üldse kedagi enda kõrvale nagu päriselt laskma. täpselt. Aga ma saan aru, miks see nagu tekkida võis sul, kui sa ütled, et noh, rääkisid sellest pikaajalisest suhtest, et ongi see, et kui sa oled nii pikka aega koos kellegagi partnerina, siis tegelikult on ka see, et sa olid ka, ta oli justkui nagu parim sõber ka ja see auk, mis tekib, on ühtlasi nagu veel suurem lahku minnes. Võib küll kindlasti olla. Jah, vaata, ei tea, ma otseselt ei mäleta ju ka, mis mul peas nagu toimus või nii, aga see oli nagu mega hull aeg tõesti ja samamoodi ka see, et see sõltuvus nagu tekitab ajus nagu selliseid muudatusi või muutusi, mis kutsub esile seda impulsiivset ja kognitiivset käitumisviisi, et see impulsiivsus on nagu ühtlasi see, et mul on vaja seda ruttu, vaja seda mingit ainet, vaata, mul on vaja seda inimest, on ju, ja siis see muutub nagu selleks kompulsiivseks, kus sa oled juba nagu full ärevil, et oh my god, et nagu noh, sa hoiad sellest kaaslasest mingi megalt kinni, on ju, samamoodi nagu see, et mul on nagu juba see mingi teatud harjumus, on ju, ma tean, et see aine nagu tekitab mulle seda, vaata, et noh, ja see on nagu, see on nii õudne lihtsalt tegelikult ja inimesed tarbivad siis juba selle teatud mingi kompulsiivse käitumishäire mingit rohtu, on ju, ja siis võib tekkida juba see ravimissõltuvus, on ju. See on see räige pall, mis läheb veerema nagu, ja kui sa lased sellel minna. noh, ja siis ongi need nõrgad süüakse lihtsalt ära, need nõrgad reaalselt võib-olla panevad ravimeid alkoga, on ju, ja surevadki maha nagu, et päris õudne nagu. See kõlab nii halvasti, aga nii on jah. See on nii õudne lihtsalt, et ma räägingi, et elad see küll, aga mis tugev elus on? ja täpselt, et inimestel reaalselt on need probleemid ja ma räägin, et nõrgad ei jää ellu ja tugevad saavad üle. No see on loodusseadus tegelikult ka, nii et maast madalast selge. Täpselt. Ja siis samas ma nagu uurisin seda ka, et kuidas nagu sõltuvustest nagu lahti saada, on need sõltuvusnõustajad, vot, sõltuvusnõustajad nagu reaalselt spetsialiseerunud ja tead, mis on huvitav või? Ma leidsin sellise lehe, kus reaalselt tagasiside oli mingi 40-ndates, 50-ndates aastates inimesed. Seal on mitte ühtegi noort. Kohe nagu vanusega määratletud või? Jaa, mingi 48, 52 ja mingi niimoodi. Ja siis noh, kõik nagu nii mehed kui naised on ju. Ja okei, enamustel olid seal ikkagi nagu alkoprobleemid, aga ma olin nagu, et aga noored. Noored pöörduvad mingi ChatGPT poole. Täpselt, ma tahtsingi sealt edasi minna. Jaa, Nice. sest et see on täpselt sama, see sama teema toetab seda terapeutide teemat, mis meil episoodis oli. Et inimesed ei oota seda aega, nad ei taha raha kulutada ja samamoodi on meil see tehisintellekt tuleb. Muidugi ja nagu rääkides üldse sõltuvustest, kui palju raha sinna üldse läheb. Sest et narkosõltuvuse puhul sa leiad alati selle raha. Täpselt, jah, ongi, alati ja see on jube huvitav, kuidas nende aju töötab tegelikult. Täiesti mingi ellujäämisfaasil, vaata. Aga see on nende jaoks number 1 lihtsalt, et saada. Jah, ja kui nad saavad selle, siis neil on nagu mingi linnuke kirjas ja siis vaatab edasi nagu need teisejärgulised asjad, vaata. Arvest inimesed mingi kaotavad tööd ja mingi sõbrad, lähedased ja sealt jäi ka kõlama see, kui oluline on tegelikult lähedaste ja nagu nende spetsialistide toetus, see uskumine ja lootus, et nagu noh, see ei ole lõpp, on ju. Aga nagu väga palju peab inimene ise endale teadvustama ka, et sul on see probleem. Sest et noh, nagu me just enne mainisime ka, et see pea liiva alla peitmine tegelikult ju nagu ei aita mitte midagi. Muidugi mitte.
Läheb aina hullemaks, ma arvan isegi. Mhm. Ja siis sa oled selle probleemiga üksi ja no shit, et sa siis nagu põled seal sees. Nagu see maja tuleb siis seistes, oh, that's fine. joob kohvi seal algsi siis näiteks ka. et, et jah, see teema on tegelikult jah, nagu suht sihuke valus ja tõsine teema tegelikult, sest noh, ma räägin, et otseselt nagu, eks meil on ka omad sõltuvused, aga need ei ole nagu mingi maailma lõpu sõltuvused, aga ma kujutan ette, et tegelikult inimkonnas on kindlasti veel hullemaid inimesi, veel hullemaid case'e ja kõik sõltuvused põhimõtteliselt kokku ühes inimeses võivad olla tõesti kõik need sõltuvused ju. See on küll eriti halb. No see on halb, see on väga halb. Huvitav, kas sihuke asi saab olla nagu unesõltuvus või? aga sa ei ole kuulnud, et väga nagu öeldaksegi, et tahaks lihtsalt kogu aeg magada, siis on kõik nii hästi. Sa ei pea diilima mingite probleemidega. No see on ilmselgelt märk sellest ju, et sul on veits mingi deprekas peal või? Nagu mille eest sa põgeneda tahad, mul on küsimus. Sest mina olen küll täheldanud seda, et kui ma olen nagu väsinud, ma tahan tihti magada ja nii edasi, siis mul on mingid mured, mingid probleemid on, millega ma ei taha diilida ja ma parem olen seal, vaata. Nagu uni on nii hea. Uni on hea küll, aga kaua sa suudad magada tegelikult? Ühel hetkel pead nagu, ikka püsti tõusma. Nagu koala, vaata, ma ei tea, mitu ütleme nagu ööpäevas on 24 tundi. Slot! Täpselt, et 20 tundi magad lihtsalt. See on rets veits. Küll lamatised 3000. Retsepti ravimi sõltuvus. Keerake mind ümber. Helistad mulle, tule keera. Siis ütleks küll, et kuule, et sul on mingi probleem. Ja siis tulevad need retsepti ravimi sõltuvused. Nii see pall veerema läheb. Et jah, see on räme teema ja ma arvan, et see on aastakümneid, kui mitte 100 teemas. Ma arvan, me oleme ammu juba ära surnud, kui nagu need meie nii-öelda järelpõlved nagu diilivad nende samade probleemidega ja veel hullemad. Aga kas mingi iluteenuste sõltuvus ei saa olla, et miks hakatakse süstima nagu, ma ei tea, kuhu iganes on ju, ja siis tekib see, et ma tahan veel rohkem huuli suuremaks. See on ka omamoodi sõltuvus ju. Kindlasti, muidugi, siis me saaksime ju samavasti rääkida tatoveeringutest. No, tatoveeringut on ka ühe. No see on kahe jaa, no jaa, aga enamus on, tegelikult see on haigus ju. Enamus ütlevad, et see on haigus ju. Et kui sul on 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 ka üldiselt. Aga sul on või? Sul on veits sõltuvus sellest või? Ei. Valetad. Ei ole, mõtle. Jaa, okei, sul on see denial. Kohe see argument, no nii, nüüd sa denied seda, aga ei, ma ei ütleks, et see sõltuvus on. Mingi aja tagant, kui tekib mingi mõte, siis teed, aga näiteks praegu ma ei ole tükk aega midagi teinud. Because you don't have any money. Broke ass bitch. No ma ei ütleks nii ka nüüd. Ei no jaa, aga see on lihtsalt nagu, noh, see on lihtsalt fakt, vaata, kui sa tahad midagi, siis on vaja vaba raha. Aga siis tuleb see raha leida lihtsalt. Ja mida sõltlane teeb? Ta leiab selle raha alati, kui on vaja. aga jah, selles mõttes, et siin saab rääkida sellest ka, et nagu vaata, mõnel on täiesti see, et kogu keha peab olema kaetud. No see on ikka haigus, vaata. No siin on mingi psühholoogilised probleemid. Raudselt mingi ebakindlus. See peab olema ikkagi mingi jah, ebakindluse teema ja mingisugune põgenemine, vaata, mingi reaalsusest. Sest just kui piltlikult öeldes oleks see nagu mingi cover up imine millegi põhjusel või millegi eest. Jaa. Et nagu kes on nagu full pildiraamat. Jaa, kindlasti. Kindlasti see on nagu, no jah, see ei ole just päris normaalne nähtus, vaata, et sul nagu reaalselt nagu ja kindlasti vaata põhimõte ka, et keha on kaetud, aga nägu on valge, vaata. Aga vaata, mõned tatoveerivad näkku ka. Midagi silmamunadele tatoveeritud. Otset, luuser. Eld. LOL. LOL. Aga jah, neid sõltuvusi on nagu jõhkralt. Ma mõtlen praegu, kas meil on veel midagi mainida, mis oleks selline nagu
et mingi peab olema. Ma arvan, et see võib olla ka sõltuvus tegelikult, et ma ei tea, mõnel inimesel nagu see, et mul peab olema see, muidu on jama. Mul peab see olema. See on mingi põhimõtete mingi asi, vaata. Aga see on ka mingi teatud mingi psüühiline mingi haigus. Ja raudselt on. Kindlasti. Ma ei oska praegu nagu kohe lambist mingit näidet tuua, aga raudselt on. Et ei oskagi kohe teisiti elada. Selles mõttes. Väga nagu, no väga crazy. Aga ma arvan, et siit kohalt võikski nagu vaikselt otsi kokku tõmmata. Aitab nüüd küll. Läheb vähe pikale ja saime oma musta pesu puhtaks pesta. Mis meie väiksed sõltuvused on või sellised nagu libedad teed. Et eks see muidugi see kõik on nagu meie arvamus on ju ja meie nagu vaade asjale, et muidugi me tegelikult ei tea, mis nende päris sõltlaste peas vaata toimub ja kuidas nad nagu diilivad nendega nagu põhimõtteliselt nagu igapäevaselt, et tegelikult on nagu päris kahju neist ja nagu ma ei tea, jääb vaid lootust soovida reaalselt, et nagu uskuge millesse. Tuleb tegeleda nagu nende probleemidega, vaata reaalselt, kui see hakkab su igapäevaelu segama, siis on jamaste. Kui sul nagu suhted ei toimi, siis on jamaste. Kui sul juba näkku öeldakse, et kuule, sul on nagu probleem, siis on juba ikka väga pahasti, jah. Jaa, mitte ükski nagu äärmus ei ole hea. Jah, peab olema nagu tasakaalus, on ju. Proovida kogeda, ma ei tea, mida iganes, aga samas ei tohi nagu minna asjadega lappe, et... Tüke 50-50. Hullud kreditiaadurid küll. Kuule, aga mis siis ikka? Tõmbame siis otsad kokku ja nautige ilma ja... See on mingi tüüpiline mingi episoodi lõpp meil juba. Nautige ilma. Aga mis teha on ju? Suvi tuleb ja kevad on hinges. Võiks juba suvi hinges olla. Jah, järgmises episoodis saate siis kuulata, kuidas Heilikal reisil läks ja saab natukene sissejuhatuses pajatada, siis mida põnevat seal Türgimaal siis juhtus ja... Et kas ma sain reisisõltlaseks või? Kusjuures see on fun. Just tahtsin öelda, et ka see on mingis mõttes sõltuvus. Ma pean iga aasta saama korra reisida. See on hea. Aga samas see on nagu tore sõltuvus ju. No siis on jälle raha vaja ju. No küll me selle ka leiame. Pole probleemi, raha tuleb. Lõpuks vend on täiega broken lihtsalt. Rahaboss Siberist. Aga jah. 32 000. Hästi õige. Vana hea pärl. Kuule, aga mis siis ikka? Hoidke sabad rõngas ja järgmise korrani, on ju? Olgu. Davai. Ciao.